Täna vaatame me lihaveiste talviseid söötmise pidamistingimusi ja tehnilisi lahendusi, kuidas neid läbi viia. Vaatame nii söödaplatse kui ka looduses läbiviidavaid söötmisviisi selliselt, et keskkond oleks hoitud. Vilsi OÜ on maheettevõte. Alustasime tegevust 9 aastat tagasi. Keskendunud oleme siis lihaveise kasvatusele. Tõuks on Aberdeen Anguse lihaveis. Neid kasvatame puhtalt rohumaal. See tähendab, et nad ei saa söödaks täiendavat jõusööta. Ammed on talvel heinasöödal ja noorloomad saavad siis lisaks kvaliteetset silo. Majandame circa 300 hektaril. Ümmarguselt 100 hektarit on teravilja all ja ülejäänud on siis rohumaad. Meie farmis on ammede talvine söötmine lahendatud teistmoodi võib-olla kui tavaliselt. Meil on sellised kitsad söödalavad laiusega 2 meetrit. See söödalava laius on heinapalli järgi ja selliselt, et see väike minilaadur sinna sisse mahuks. Eeliseks on see, et me saame sööta üle 3-4 päeva. Me paneme söödalava täis, sinna mahub 9 palli ühesse vahesse. Ja eeliseks on siis see, et loomad söövad 2 poolt selle lava täiesti puhtaks, et ei pea raiskama aega ega tööjõudu selleks, et seda sööta ette lükata. Loomad söövad selle lava täiesti puhtaks, ennem kui uued pallid sinna ette pannakse. Noorloomad saavad siis sarnaselt söödalavalt silo. Kui me alustasime, siis kohe esimeses söödamaja tegime lihtsalt vahenditega vanade elektripostide peale. Puittoone, madal, aga sama põhimõttega, et selle kitsa lavaga, kuhu siis see minitraktor mahub. Ja see süsteem ennast õigustas hästi ja nüüd uue lauda puhul rakendasime samu põhimõtteid lihtsalt suuremas mahus. Praegu me oleme siis Puutsa talus, mis on perefarm. Alustasin siin toimetamist juba 2004. aastal lihaveise kasvatusega hästi väikselt, 4-5 loomaga ja alguses siis paarikümnel hektaril. Tänaseks oleme jõudnud siis 150 loomani ja toimetame 300 hektaril, millest 200 hektaril karjatame. Ja loomad on talvel jagatud ära 3 erinevasse gruppi talviseks söötmiseks ja suvel on 5-6 karja, keda me siis karjatame ja rakendame kõikide peal siis portsjon karjatamist. Talvise söödaplatsi puhul on oluline, et maapind oleks kindlustatud, et seal oleks all kas kivi, betoon või purustatud kruus, tihendatud pinnas, et seda sõnnikut oleks võimalikult perioodiliselt koristada. Ja see ala, kus ka sööt pannakse, peaks olema kivi peal, et vältida kadusid. Kõige parem variant on see, kui ka sööda peal on katus, nagu oli näha sellel teisel söödaplatsil. Aga ka see töötab, lihtsalt tähelepanu peab juhtima sellele, et kõikidel loomadel oleks võrdset söödafronti ja kvaliteetne sööt oleks kogu aeg saadaval. Ja sellisel juhul, kui siin ka tekib jääke, siis need jäägid lähevad lehma jalge alla ja sellest saab omakorda väärtuslik sõnnik, mida siis saab püsirohumaadel või põldudel kasutada. Tähtis on see, et loomadel oleks piisav varjualune, kus ka magada, ehk siis kuiv allapanu ja ilmastiku eest kaitstud. Et meie farmi puhul see hoone või see varjualune mahutab 8 kuu sõnniku. Seal tekib talve lõpuks selline 1,5 meeter kihti, sooja käärivat sõnnikukihti, mis töötab samal ajal ühtlasi ka sõnnikuhoidlana. Ja see on tegelikult kõige väärtuslikum orgaaniline väetis, mida põllule saab anda. Ja kui loomad ei mahu kõik varjualusesse, siis loomaomanik peab kindlustama neile lihtsalt platsi peal sellise padja või magamisaluse, sellepärast, et kui küljealune on väga oluline asi ka sööda kasutuse koha pealt, et kui loomal on külm või ebamugav, siis selle võrra vajab ta rohkem sööta. Mida paremini on kindlustatud talle mugavad elutingimused talvel platsi peal, seda vähem kulub ka sööta. Me vaatasime välja peal talvist söötmist, mida siis nimetatakse heinarulli söötmiseks või bale grazing inglise keeles.
ja selle mõte minu puhul on puhtalt maa parandamine või mulla elustiku elustamine. Ja väga oluline on märgata, et seda, et me ei pane lihtsalt seda silorulli ja heinarulli keset põldu ja ei lase loomi sinna ümber, vaid see lahti rullimine on väga oluline asi, millele tasub tähelepanu pöörata. Selle tulemusena loomad mahuvad kõik korraga sööma, ei teki selliseid tihedalt ära tallatuid ringe ümber rullide ja nagu me nägime sealt ka, et siis tegelikult mingit raiskamist selles mõttes, sööda raiskamist ei toimu, ehk silo süüakse täis puhtaks ja heinarulli jääb sinna maha täpselt nii palju, kui seda on vaja väetiseks järgmiseks aastaks. Selle heinarullide veeretamisega tekib sinna kamarasse seemnevaru ja heinajäägid on väetis mullale. Et seda võib kasutada nii püsirohumaadel kui ka põllu peal, mida on vaja siis kiiresti mille orgaanikat on vaja kiiresti nagu parandada. Ja tähtis on see, et iga järgnev rull veeretatakse laiali järgmisesse kohta. Ehk ei tekiks, tegelikult me ei taha, et see kamar ära lõhutaks. Ehk muda ega pori sellise söötmisviisiga ei teki ja liigutakse ühtlaselt mööda põldu edasi. Et ainus asi, mis meie kliimas nagu peavalu tekitab, on talvine jootmine, et see peab olema siis korraldatud niimoodi, et loomad ikkagi vett saavad ja te igapäevaselt siis kontrollite, et see vesi ei ole ära külmunud.